Me oleme täna Tihemetsas ja Tihemetsa spordijoones. Paar aastat tagasi oli minu mõte siis see, et siia luua siis kerksuskeskus. Tavainimesel arusaadavalt siis ütleme linnus. Vanasti ka inimesed läksid linnusesse varjesse. Et kerksuskeskus tähendab siis seda, et see on siis inimese hakkama saamine kriisiolukordades. Ja lubage tutvustada, siin on meie pisikene kriisikeskus. See ei ole ta punkrit ega kedagi, pigem on tegu ühega kriisikeskuse variantidest. Ja mina hakkasin asja vastu sügavamalt huvituma siis, kui ma sattusin Riigikogu infotundi vaatama. Ma arvan, et see oli 2011, igatahes Vabaerakond oli Riigikogus. Et millised on valitsuse meeleolu praegu? Et kas me peame oma inimesi ette valmistama kriisiolukorraks? Ja Anso ütles selle peale midagi sellist, et kas meile annab mingit lisandväärtust mingisuguste eraldi brošüüride tegemine või mitte. No, siin see on tõesti debati küsimus. Hetkel, kui ma vastan konkreetselt, kas oleme arutanud seda teemat uuesti, siis minu teada mitte. Ja siis ma hakkasin otsima, et kas siis, et kuidas on tsiviilkaitse, eks ole, et koolis meie kõik õppisime tsiviilkaitset, tühistati ju kogu see tsiviilkaitse ära. Ja tuli välja, et mitte kusagil, mitte midagi ei leia, mitte mingisuguseid riiklikke plaane absoluutselt ei olnud. Meie üks uitmõte üks päev kodulaua taga oli, et teeks kriisiõppuse. Ta oli nagu planeeritud meil natuke nagu loodusjõududega võitlemise õppuseks, aga juhtus nii, et meist mitte väga kaugel algas sõda. Tegelikult need, kes 3 aastat tagasi selle vastu olid avalikult, need on ikkagi tagatubades ja vaikselt hakanud söösistama, et tegelikult on see hea plaan ja seda võiks olla. Kui me räägime nüüd sellest vaatest, et kas ta tasuks täna ehitama hakata? Jah, tasuks, aga me oleme 3 aastat hiljaks jäänud. Ja siis see on nagu siis nüüd oleks siis see varjekoht, kus siis oleks, kui me räägime suurest pildis, kogu Pärnumaa, ütleme siis selline toiduvarud, kõik need labidad, kühvlid, mida iganes vaja läheb. Siuke asi, ja kui väiksemas pildis, siis nagu Saarde valla keskus on ju. No seal oli mõte niimoodi, et olekski nagu Pärnumaa ülene kerksuskeskus. Ehk et kõik, mis puudutab turvalisust, kerksust, seda inimeste hakkama saamist, et see oleks nagu koondunud siia. Enamus tuleb veel siia tagasi, tuletan oma perega siia, see võimla on siin mõeldud niimoodi, et see peaks tulema 40 kohaga nari võimekus, aga seda nagu see maa, kuhu need narid paigutud on ainult poolde platsi, et teisele poole jääks siis ka tühi ala, et on võimalik ka madratsidega nagu ööbida ja neid on võimalik paigutada laiemalt, kitsamalt, aga lihtsalt, et oleks mingi eraldatus, siis on võimalik siia see võrkpallivõrk vahele tõmmata ja katta ära see kardinaga, et oleks võimalik ruumi kuidagi jagada. Sa mõtled nagu selliste asjade peale ka, et kuidas inimesi nagu liigutada selles kompleksis ringi, et kõik oleks nagu tunneksid, et neil on nagu oma koht ja oma aeg näiteks söömise või pesemise jaoks. Ja 2018 andis Siseministeerium välja kriisiolukorras käitumise juhiste raamatu. Ja siis ma vaatasin, et nüüd on nagu dokument, millega saab toetust taotleda ja siis teha oma külale ka selle plaani. Roosiku küla kriisiplaani tegime valmis 2019. Ja 2019 oli suur oktoobritorm. Ja selle väljatrükitud kriisiplaani sain ma küla inimeste postkastidesse täpselt 1 päev enne seda tormi. Et see oli nagu siukene kummaline kokkusattumus. Et meil on see õnn, et meil on 2 hoonet siin, kool saab edasi toimida nii nagu tahab ja siis saab võimlahoonet eraldi kasutada inimeste majutamiseks ka. Et seal on nagu sellised käärid, et paberil võib olla ilus list kohtadest, kuhu saab minna, aga reaalsuses on vaja, et elu toimiks edasi. Ja
Üks asi, mida Päästeamet meil kohe ütles, et kui te sellise õppuse teete või sellise evakuatsioonipunkti loote valla jaoks, siis teadke, et seal ei pruugi olla teie oma inimeste jaoks, et seal võivad vajada abi ka sõbrad. Näiteks kõrvalvallast või Lasnamäelt. Mis on muidugi problemaatiline meie praeguse seisu ka selle hoone puhul, mis Päästeameti üks nõuetest oli, on see, et oleks autonoomne veevarustus. Meil ei ole. Kogu territooriumil on ainult tsentraalvesi ja et meil omal siin kaevu juures ei ole. 20, 40, 60, 80, orienteeruvalt ligi 100 meetrit seal 100 meetrit voolikuid on siin. Kõige olulisem asi on see, et inimestel on koht, kuhu pöörduda, soe ruum, kust infot saada. Kemps, siin on ahikütte, nii nagu juba sai ka öeldud. Hetkeseisuga on ka veel nii-öelda see köögiosa koos külmkambega. Siuke ruum, kus ma hoian hetkeseisuga neid kriisireserve. Praegu on 2% valla elanikest peab olema evakuatsiooni tagatud. See on siis minu meelest see 88 inimest. Ehk et meil on 2 kohta, üks on siis siin Tihemetsas ja teine on Kilingi-Nõmme gümnaasium. Kõigepealt oli see suur plaan, mis oli vaja nüüd hakata siis nagu kiht-kihilt siis üles ehitama. Et hästi palju tegime kõigepealt promotööd, et üldse nagu siia investorid saada, sest Saarde vallal seda raha ei ole. Siis Pärnumaa omavalitsusliiduga ja Pärnumaa arenduskeskusega sai neid teemasid arutatud, et nagu Pärnumaa ülene selline varjekoht teha. See väga ei kõnnetanud, sest aeg ei olnud selline, nagu ta täna on. Aga ja siis sinna ta jäi, mis ta on nüüd Kose valla kriisikomisjoni. Ma ütlesin ka, et ja inimesed, et ärge unistage edasi, inimesed või vald ei tule teid aitama. Ja isegi kui tahab tulla, siis nad ei jõua. Nad ei jõua iga inimese juurde. Et selle jaoks tehkegi küla liikumised, küla kogukonnad, küla majad, okei, ta ei taha maja teha, aga suhelge omavahel, pange oma ressursid kokku ja küla või selle piirkonna üks inimene suhtleb vallaga. Ja nii lihtne see ongi. Selle, et kui nüüd elektrit ei ole, siis ei ole vett. Enamustes kodudes pelletküte, mis toimib automaatikaga, siis on vaja generaatorit. Et see on nagu suur asi, mis ma arvan, et kõik need suured tormid Lõuna-Eestis on õpetanud, et kui sa tahad hakkama saada, siis on sul laut või kool või haigla peab sul olema generaator. Võta taga ploki ja on kohe sul peab olemas, et võtame. Võta nende moodulkastidega on hea, siin on seda ka. Nii. Ja siis on muidugi päris omajagu veel siukest toredat oi kurjad, saab valt ära vajuma. Nootki katkestus. No kõige klassikalisem, elektrikatkestus, ikkagi elektrikatkestus, sest see on praegu meie ühiskonna jaoks kõige suurem kriis. Elektrikatkestus, kui on vähemalt ütleme 3 tundi kestnud, siis mina üldjoontes lülitan raadiojaama sisse. 16. Y16. Oota, kus on esimene kanal? Siis ma asun kuulama. Infojagamise punktid. Et põhimõtteliselt külavanem annab nagu infopunktidesse, mis on nagu siuksed 2 kilomeetri kaugusel umbes, ja need annavad siis edasi oma naabritele info, et kui peab jala andma seda informatsiooni. Sa ei saa niimoodi teha, et sul üks inimene käib kõik majapidamised läbi, vaid info jagamise punktid peavad olema enne kokku lepitud, aga kui sa seda enne kriisi kokku ei ole leppinud, siis oled sa hädas, siis on see sama, et aga meil on Facebook, aga me saadame mobiiliga, eks ole, ja me teame täpselt, et ükski asi ei tööta. Kõige lihtsamad asjad, kuhu ma jooksen või kellele ma helistan, kui ma saan üldse helistada, võib-olla ma ei saagi. Meil on olemas siis generaator, tuletõrje veepump, siis on selline jahimehe kelk 1,60 meetrit. Selle jahimehe kelgu mõte on see, et just siin samas, et kui lumme tuiskab tee, sa saad kas inimese välja vedada, kui ta näiteks kiirabi või toitu temale vedada, eks ole. Ja gaasipliit, esmaabikotti kui sellist õõnsust
seda on võimalik osta. Esmaabikoti sisu pidin ma ise kokku panema. Ja see sai ära testitud, siis meil oli esmaabikoolitused ka. Sellest on muidugi küll ka juba mõnda aega möödas, kui siukest asja sai tehtud. Lubage tutvustada. Kriisiabipakk oli, see on enne seda tuletõrjeseltsi tehtud. Elementaarne, ühe päeva toiduvaru. Kui toiga siia piiri taha, siis ma ütlen siukest varianti nagu Ukraina, kus on taganamise ruumi, meil ei ole toda. Meist sõidetas tõepoolest 3 päevaga üle. Selle, ta ei tarvitsegi tulla siia. Pihkvast, Kaliningradist, Peterburist, siis Loodesõjava ringkonnast andva rakettidega ja mis me siin teeme? Meil ei ole ju taganemise teed, meil ei ole maa sügavuti 300 versta ühest otsast teise. See on seesama tsiviilkaitse ka, eks ole, mida tegelikult riik võiks nagu kuidagimoodi rääkida just nimelt selle Ukraina kogemuse pinnalt, et mismoodi seal tehti ja mismoodi on mõistlik teha, et mõelge nagu oma kogukonnas need asjad läbi. See köök jällegi, et see lihtsalt võimaldab sul neid inimesi nagu paigutada ja teha neile päriselt sooja sööki. Meil on asi, mida peaks kasutama mõttekamalt, et me siis mõtlemegi igasuguseid asju välja. Sellega ei pea tegelema nagu mingi kohalik võim või nii, et inimesed ise mõtlevad need lahendused välja, et lihtsalt on vaja nagu seda toetada kuidagi või nagu leida mingigi võimalus riigi poolne kuidagi nagu tugi saada, et siis asjad tuleb niimoodi kaardistada enda jaoks nagu suuremast väiksema peale, et kõigepealt on see, et sul süsteem kokku ei kukuks, kui sul elekter ära kaob, ja siis edasi et inimesed on vaja vastu võtta, et need inimesed oleks olemas, et autod on vaja paigutada kuhugi, et on vaja nagu nendele inimestele jagada enda ruum ja tegelikult sealt edasi ka see, et mis need inimesed siis teevad. Ja selgus, et enamus inimesi tahaksid endale mingit rolli selles kriisi olukorras. Et ilma rollita inimene tegelikult on nagu, inimesele ei meeldi olla ilma rollita. Ja just, et see on selline ohvri mentaliteet, et pigem tuleb neile tegevust leida. Et ka see, et see on üks osa nagu valmistumisel, et sa mõtled läbi, et mul tuleb nüüd mingi 10 inimest, ma jagan nad niimoodi laiali. Ja siis me tegimegi registreerimisel ressursikaardistuse, et kes on elektrik, kes on lasteaiaõpetaja, kes on kokk, kes võib minna kööki aitama. Üldiselt maal saavad inimesed hakkama, sest neil on vesi, kelder, vesi tuli ja kelder on üldiselt olemas, eks ole. Riigipoolne abi jõuab siia kindlasti maapiirkonda viimases järjekorras. Mitte pahatahtlikkusest, vaid sellepärast, et suuremad massid on suurtes linnades ja seal on häda oluliselt suurem kui maal, sellepärast, et seal ongi kui on talveaeg või külmaeg, isegi praegusel ajal, kui inimene on alla 10 kraadi, siis ta külmub ju surnuks põhimõtteliselt, alajahtumine tuleb, kui on alla 10 kraadises temperatuuris. Et seal sinna läheb kogu ressurss läheb sinna ja siis peavad ikkagi väiksed kogukonnad ise hakkama saama. Meil ei ole Eestis ühtegi sellist head näidet või niisugust kaasust, kus olekski vaja inimesed kokku tuua ja siis nagu majutada. Jah, väikesed sellised on, kus ütleme Pärnus siis kui üleujutus oli enne spordijoonesse korjati kokku, aga see oli mingi 2-3 päevased teemad. Et aga sellist hästi ulatuslikku seda ei ole olnud. Selle praegusele Ukraina kriisi valguses on see, et kui sul juhtub nagu linnas muidu mingi suur õnnetus, elekter läheb ära, siis on hea panna generaatorid võimlasse ja kõik rahvas sinna kokku ajada. Aga Ukrainast oleme õppinud, et kui sa ajad karja kokku, siis sinna viskab venelane pommi. Et kui käib kuskil suurlinnades mingi pauk, lapsed on ju ikkagi, väga paljud lapsed on ju läinud Tallinnasse ja Tartusse. Kui sul näiteks nädalaks ajaks Tallinnas elekter ära kaob, siis ei ole võimalik seal ellu jääda. Ja siis on need lapsed kõik siin. Et meil vähemalt kahekordistub elanike arv. Vähemalt kahekordistub, et võib-olla isegi tuleb rohkem veel. Riik on arvestanud põllumeeste viljatagavaraga, aga põllumeestel ei ole viljatagavara. Sa müüd oma vilja maha ja kevadel ostad seemnevilja. Et see oli vanasti eelmise sõja ajal, aga millegipärast riik rehkendab. Riik arvab, et põllumehel on mingisugune vilja. Ei ole. Me panime kokku väikese magala 20 voodikohast
et siis katsetada läbi, et kuidas see kokku käib, kui kaua see aega võtab ja kui palju nagu, kui kaua energiat aega läheb sellega, et kokku panna. Plaane võiks ikka teha enne, kui see olukord käes on ju, punkt 1. Tea oma ressursse oma külas, oma kogukonnas. Tea, kellel on lumesahk, kellel on mootorsaak, kellel on oma kaev, kus saab vett. Aga ega need kriisid lähevad hästi kiiresti meelest ära. Et iga kriis ei tohi raisku lasta. See on nagu nii hea õpikogemus, et kui me nendest asjadest ei õpi, et siis on halvasti. Enda varud on ikkagi kodus, et neid mingisugust omavahelist rotatsiooni ei tee, ma üritan hoida topelt. Ja koduseid varuseid üritan hoida ka väikse üleküllaga. Teiseks number 2, pane kirja numbrid. 3. vaata, kas külamajale saab äkki kamba peale mingisuguse generaatori. Vaata, kas seal on puuküte. Et koostöö on number 1 kindlasti. Kui see toimib, siis kõik muu on lahendatav. Kas see puidu hind oled vaadata? Eks siis kodust igaüks võtab kaasa.